tervitus ja võtame mõne hetke palvetame enne, kui ma lähen Jumala sõna juurde. Isa, ma tänan, et me võime usus ja ootuses tulla sinu ette ja usaldada seda, et sina teed tööd meie eludes. Isa, ma tänan, et sinu sõna saab istutud meie südametesse ja see teeb seda, milleks ta on läkitatud. Isa, et see ei tule tühjalt tagasi, vaid toob tervenemise, toob vabanemise, toob elu muudatust. Isa, me võime usus sellest kinni haarata. Tänu sulle, Isa, Jeesuse nimel. Aamen ja aamen. Kiitus Jumalale. Nii, olen rääkinud siis kahest süksest viisist, kuidas siis terveks saada. Rääkisin käte peale panemisest ja rääkisin eelmine kord ka õliga võidmisest. Ja nüüd täna ma lähen edasi ühe sükse viisi juurde, mida tuleb ka vaadata kui ühte haigete teenimise viisiks või ühe viisiks, kuidas sina võid ise terveks saada. Ja tegelikult see ei ole väga palju kasutatud just selles mõttes, et vahest inimesed unustavad ära, et selline asi on olemas, aga nad on kuulnud kindlasti sellest. Ja see võib-olla kõlab üsna pikalt see lause. Tee usus seda, mida sa enne ei saanud teha. Tee usus seda, mida sa enne ei saanud teha. Ja Jeesus kasutab sellisest meetodit päris palju kordi piiblis. Ja see on oma põhjus, miks ta seda kasutab. Ja lähemegi kõigepealt Rooma kirja 4. peatükki. Nüüd see on üks kirjakoht, mis paneb nagu selle printsiibi paika, miks moodi Jumal niimoodi tegutseb. Ja tegelikult need kirjakohad, mis ma täna läbi käin, need võib-olla on ühed vähesed paljudest, kus veel me näeme tegelikult sarnast printsiipi Jumalat kasutamas. Ja siin Rooma kiri 4:17 räägib siis tegelikult Abrahamist ja on öeldud niimoodi, nagu on kirjutatud, ma olen sind pannud paljude rahvaste isaks. Niisiis, Jumal rääkis seda, et ta on pannud Abrahami paljude rahvaste isaks. Ütleb siis, ja tema kohta öeldakse veel edasi, selle Jumala ees, keda ta uskus ja kes teeb elavaks surnud ja kutsub esile olematuid asju otse kui olevaid. Tema uskus, siis räägib Abrahamist, uskus üle lootuses, et ta saab paljude rahvaste isaks vastavalt sõnale, nõnda peab olema sinu sugu. Kui sa tead seda Abrahami lugu, siis Jumal ütles talle väga selgelt, et sina oled paljude rahvaste isa. Ja ta andis talle 2 huvitavat võrdpilti ka. Ta ütles, et vaata tähti taevas, nii palju saab olema sinu sugu. Järelikult me võime aru saada, et see on ikka väga suur number, sest et ma arvan, et siiamaani ei ole veel ükski, isegi need igasugused astronoomid suutnud korralikult ära lugeda, palju neid tähti sealt taevas siis näha on ikkagi. Ja kindlasti see on nagu selles mõttes isegi huvitav, et inimese silm näiteks näeb võib-olla isegi palju vähem, kui sul näiteks oled fotograafiaga tegelenud ja kui sa paned oma fotoaparaadi statiivi peale ja paned nagu selle pildistama niimoodi, et tal see ava on päris pikalt lahti, siis see tähis taevas läheb hoopis nii-öelda rohkem neid tähti täis, kui inimese silm isegi näeb. See on päris huvitav lihtsalt. Aga me teame, et seda on ikka päris palju. Et siis Jumal andis selle Abrahamile ühe võrdpildi, see oli siis, et tema sugu saab olema nagu tähti taevas. Ja teine võrdpilt, mis ta andis, et ütles, et tema sugu saab olema nagu liiva või liivateri mere ääres. Jällegi see räägib väga palju. Jumal andis talle sõna sellest, mis ta tahab teha. Ja nüüd vastavalt sellele sõnale ta nimetas Abrahami paljude rahvaste isaks. Nüüd sel hetkel, kui Jumal seda rääkis, nõnda saab olema sinu sugu ja seda saab olema nagu tähti taevas või nagu liiva mere ääres, siis sel hetkel Abrahamil ei olnud mitte ühtegi last. Ta oli ilma lasteta sel hetkeni. Ja Jumal nimetas ta paljude rahvaste isaks sel hetkel juba, kui tal ei olnud veel midagi. Nüüd see on üks loogika, mis inimese loogikaga vahel kokku ei lähe, aga see on üks jumalik mõtteviis. Jumal nimetab ja räägib meist ka väga paljusid asju, mis tänasel päeval me võib-olla oma tavaliste silmadega ei näe. Me ei näe neid asju reaalselt veel, aga ta siiski ütleb meie kohta, et see on nii. Ja vahel mõningad nendest asjadest me ei ole, nagu öeldakse, näinud oma elus praktikas. Näiteks isegi mõningad sellised väga lihtsad ja olulised asjad, mis tegelikult on küll reaalsused, aga vahel just keegi
Facebookis suheldes kuskil ühes kohas kommenteeris, et kristlastel on üks suur ootus ja see ootus on igavene elu. Muuseas, kas sa tead seda, me ei oota igavest elu. Me oleme selle saanud. Ja see on üks väga oluline printsiip. Me saame aru küll, et me ootame seda, ühel päeval me läheme taevasse. See on selge. Ja seal me tõesti füüsiliselt ei ole näha. Aga see igavene elu on sinu südames juba täna. Sa oled seda juba praegu elamas. Sa oled juba seda elamas. Ja sa lihtsalt ühel päeval lähed nii-öelda füüsiliselt teise kohta, kus sa elad seda edasi, me elame taevas edasi seda elu, mis me oleme tegelikult siin maa peal juba alustanud. Nii et selles mõttes seda ei tasu ka unustada. Aga kui me näiteks räägime mõningatest muudest tõdedest, Piibel ütleb, et me oleme uued loodud Kristuses Jeesuses. Ütleb nii, siis kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödud, vaata, uus on tekkinud. Mis tähendab uus loodu? See on keegi, kes on loodud Jeesuse sarnaseks. Me oleme loodud, meisse on pandud olulised asjad. Näiteks Piibel ütleb, et meile on antud Jumala armastus. Nüüd paljud need asjad, mis Piibel meie kohta ütleb, me ei pruugi täna veel praktikas näha. Mõni küsib, et kuidas, mismoodi mulle on antud Jumala armastus. Aga aeg-ajalt ma ju käitun võib-olla nahaalselt ja teen veel seda siia pahasti, ütlen kellelegi või midagi taolist. Kuidas mul see armastus on siis? Ja vahest on küll niisugune tunne, et mul küll mingit armastust ei ole selle vastu või teise vastu. Nüüd siin ongi üks asi, et me ei saa käia selle järgi, mida me tunneme, vaid me peame elama selle järgi, mis Jumal on meis juba teinud. Nüüd need on reaalsed vaimsed faktid, aga kui me räägime näiteks tervenemisest, siis Uues Testamendis meil on Peetruse kirjas üks huvitav kirjakoht, mis vahetevahel on jällegi inimestel raske aru saada. Ta ütleb, tema haavade vermete läbi on meile tervis tulnud. Ja see kirjakoht ei ole mitte kirjutatud tuleviku vormis, et meile see tervis tuleb. Et kunagi siis, kui me terveks saame, et siis see tervis tuleb. Vaid sinna on kirjutatud tegelikult siis nagu mineviku vormis, et see tervis on meile tulnud. Nüüd, kui sa oled mingisuguse haigusega maadlemas, sa võid öelda, et mismoodi see tervis mulle tulnud on ju, vaata, siin on ju see probleem ja siin on ju see haigus ja siin on see valu või mis iganes. Aga nüüd see ongi sama, me peame aru saama, kuidas Jumal nii-öelda näeb asju usus. Usk tegeleb nende asjadega, mida me ei näe ja mida me ei tunne. Ja me usume seda, mida me ei näe ja ei tunne. Mida me nii-öelda ei saa kogeda viie meelega, millega me siis siin loomulikus maailmas asju kogeme. Me ei saa seda maitsta, me ei saa seda nuusutada, me ei saa seda süüa, maitsmine läheb siin alla, me ei saa seda näha, me ei saa seda kompida, aga siiski see on reaalne. Sinu tervenemine on Jumala poolt paika pandud reaalsus. Ja tegelikult väga paljud muud asjad, mis Jumal sinu kohta on öelnud, on ka väga reaalsed asjad. Ja nüüd selleks, et see saaks nähtavaks meie füüsilises ihus, on vaja meie usku. Ja lisaks sellele mitte ainult usku, vaid selle usu põhjal on vaja ka tegutseda. Ka siin Abrahami puhul oli see, et ta uskus seda, mis Jumal oli tema kohta ütelnud. Ja ta ütleb, et ta sai vägevaks usus, andes Jumala austust. Seesama kirjakoht siit samast edasi veel hiljem ütleb seda. Ta sai vägevaks usus, andes Jumalale austust. Nii siis ta tegutses usus, ehk siis ta tänas Jumalat juba selle eest, et ta on paljude rahvaste isa, siis, kui temal veel ei olnud mitte midagi näha sellest. Ta ei tundnud ennast teistmoodi, sest tal oli ka, Piibel väga selgelt ütleb, et nendel oli ka füüsiliselt mitmeid tõsiseid takistusi, et neid lapsi saada, temal ja tema naisel. Seal oli, nagu öeldakse, vaja üleloomulikku tervenemist, sest Piibel ütleb, et Saara lapsekoda oli surnud, see enam seda, et ta füüsiliselt ei olnud võimeline lapsi saama. Aga Jumal tegi midagi üleloomulikku ja mõlemad nad kuulutasid seda välja, mis Jumal nende kohta öelnud, sest Saara nimest, mis tal ennem oli nimeks Saarai, sai Saara, mis tähendab jällegi paljude rahvaste ema. Ja Abraham, tema nimest sai Abraham, mis tähendab siis ka paljude rahvaste isa. Ja mõlemad nad hakkasid ennast nimetama selleks, nagu Jumal neid oli nimetanud ja Jumal tänas, Abraham tänas Jumalat selle eest, et ta on paljude rahvaste isa juba siis, kui ta seda ei näinud. Nüüd see ongi sama printsiip, mida Jumal meile õpetab. Et me peame tänama Jumalat nende asjade eest, mida meil veel täna füüsiliselt ei ole, mida me ei tunne, mida me ei näe, mida me ei koge viie meelega kui reaalsete asjade eest. Nüüd me tegutseme samamoodi kõige esimesel korral. Kui sa tulid Jumala juurde, siis Piibel ütleb, et
et kui me usume, et Jumal on Jeesuse surnust üles äratanud ja tunnistame Jeesuse oma issandaks, me kasutame vähest väljendit, me võtame Jeesuse oma ellu vastu. Kuidas iganes sa saad väljendada, aga see piibli väljend tegelikult on ka just see, et me tunnistame ta oma issandaks. Tähendab, sel hetkel, kui sa seda tunnistama hakkad, ta ei ole veel sinu issand. Aga sina ütled, et ta on sinu issand. Ehk siis sa tunnistad midagi, mis on sulle kätte saadav, ehk siis võtad selle vastu, tunnistad seda kui reaalsust. Nüüd, kas sa sel hetkel tunned ennast paremini, kas sinu elus midagi füüsiliselt või nähtavalt muutus, seda ei pruugi olla. Ja samas saame aru, me ei toeta oma usku emotsioonide peale. Vahest inimestel on väga sellised emotsionaalsed kogemused seoses päästmisega ja las need olla. Aga kui sa otsustad uskuda, siis sa toetad ennast Jumala sõnale. Ma tunnistasin Jeesuse oma issandaks ja päästjaks. Ma olen nüüd päästetud, ma olen uuesti sündinud. Mille põhjal? Jumala sõna ütles seda. Ja see ongi kogu sinu tõestus selle asja jaoks. Sa usud seda oma südames ja ütled seda suuga ja muud sul ei olegi vaja. Sul ei ole vaja füüsilist tõestust, sul ei ole vaja mingisugust kinnitust selle kohta, et kas see tõesti on toimunud. Vahest inimesed ütlevad, aga ma läksin koju ja kuidas ma tean, mul küll siuke tunne, et ma oleksin päästetud või et mul oleks igavene elu. Me ei toetu tunde peale, me toetume selle peale, et Jumal ütles. Kui sa usud, siis sa saad selle ja sa oled selle saanud. Ja samamoodi nüüd tervenemisega ka. Sa usud, mida Jumala sõna on ütelnud, Abraham ka uskus, et ta on paljude rahvaste isa, ta ei tundnud mitte midagi, ta ei näinud mitte midagi, ta ei kogenud viie meelega mitte midagi, aga ta andis Jumalale austust, et see on nii. Nüüd saame aru, siin on üks erinevus, vast mõni ütleb, aga see on nagu justkui teesklemine. Nüüd siin me peame eristama kahte asja, uskumist ja teesklemist. See ei ole teesklemine, see ei ole ka valetamine. Kuidas ma saan öelda, et ma olen terveks saanud? See on ju puha valetamine. Nüüd sa ei pea seda teistele rääkima, kes sellest printsiibist aru ei saa, vaid sa pead seda ise südames uskuma. Ja siis see toob sinu ellu sellega reaalsuse. Sest et Abraham andis Jumalale austust, mille eest, nagu Jumal oli ütelnud, vastavalt tema sõnale, sa oled paljude rahvaste isa, ta andis Jumalale austust selle eest, et ta on paljude rahvaste isa, siis kui ta ei olnud mitte midagi näinud. Ja see on üks jumalik printsiip, ma näitan sulle kohe, see on piiblis väga paljudes kohtades tegelikult. Üks tegelikult võib-olla kõige vähem tuntum koht, kui ma täna isegi ei lähe, aga me oleme lugenud piibli alguses, kui Jumal lõi maailma. Ja ühe asjana ta ütles, saagu valgus. Nüüd, kuna keeleliselt see kõlaks võib-olla väga naljakas, aga tegelikult ingliskeelne tõlge sisuliselt seda isegi ütleb ja algtekstis me võime lugeda, Jumal tegelikult ütles, valgus sa oled. Kui me sõnastame, võib-olla eesti keeles me ei räägi tavaliselt niimoodi, aga ta ütles just, valgus sa oled. Miks pärast? Ta rääkis olema midagi, mida ei olnud füüsiliselt veel näha. Ta ütles, valgus sa oled. Meil on tõlgitud ta saagu valgus. Ehk siis ta tegelikult rääkis olema midagi, mis ei olnud silmale veel nähta tol hetkel. Ütles saagu valgus. Ehk siis valgus ole. Samamoodi ka siin ta ütles Abraham, või tähendab Abram, sina oled Abraham, paljude rahvaste isa. Ta rääkis selle olema. Ja selleks, et see tema sünniks, oli temal vaja ka Jumalaga nõustuda. Jumal, sina oled nii öelnud, mina otsustan seda uskuda, sündigu mulle see nii. Vaatame korra nüüd mõningaid lugusid piiblis, kus Jumal siis Jeesuse kaudu seda sama printsiipi rakendab. Ja see on väga piibelik ja me peame mõtisklema selle üle, et see jõuaks meile kohale nii kaua, kui see meie loogika saab nagu kõrvale lükatud selles asjas. See ei ole loogika järgi, vaid see on Jumala sõna järgi. Sest kui sa inimliku loogikaga hakkad vaatama selle asja peale, siis sa selle asjast ei saa aru, aga Jumal lihtsalt teeb niimoodi neid asju. Ja see on Luuka 6:6. Siin on üks kuivanud käega mees, ma rääkisin sellest loost natukene detailsemalt ka ükskord varem siin, aga vaatame seda sama lugu ja vaatame just seda printsiipi eraldi. Luuka 6:6. Ütleb, aga juhtus ühel teisel hingamispäeval, et ta läks koguduse kotta, jutt on siis Jeesusest, ja õpetas. Me näeme siis, seda on hästi palju piiblis, Jeesus õpetab. See on see, mida ma siin teen, õpetan. Ja siis ta ütleb, seal oli inimene, kelle parem käsi oli kuivanud. Nüüd siin on üks asi, vahetevahel
me ei oska aimatagi, kuivõrd oluline võib olla see, et me oleme kohal teatud koosolekutel. Jumalal võib olla meie jaoks midagi valmis, mida me isegi ei teadnud. See mees oli seal kohal. Ta oli kuivanud käega, nüüd kuivanud käsi tähendab seda, et ta käsi oli põhimõtteliselt, siin oli ainult üks luu ja kuivanud lihased peal. Nüüd tänasel päeval niisugused käed muidugi inimestel amputeeritakse enamasti või enne kui ta isegi toimuda saaks füüsiliselt. Aga tol ajal nad ei olnud seda teinud. Ja tal oli lihtsalt üks mingisugune jäse või midagi sellist rippumas siin õla küljes, mis oli täiesti kasutu põhimõtteliselt. Nüüd ta oli õiges kohas. Ja Jumal oli tema jaoks midagi valmis pannud. Ta oli selles kohas, kus Jumala sõna õpetati. See on see koht, kus Jumal teeb ka imesid. See on see, kus asjad toimuvad. Ja sellepärast me ei tohiks kristlasena alaväärtustada mitte kunagi ühtegi kohta, kus Jumala sõna jagatakse või õpetatakse. Sest et asjad ei pruugi alati olla füüsilised imed, aga vahest asjad, mis inimeste ellu räägitakse, need võivad täiesti radikaalselt mõjutada asju. Inimeste igavese elu küsimus sageli otsustatakse just sellistes situatsioonides, kus jagatakse Jumala sõna, õpetatakse või kuulutatakse. Sest keegi kuuleb Jumala sõna ja selle tõttu ta on valmis, et uskuda seda ja midagi väga olulist otsustatakse. Nii et see ei ole midagi väga ükskõikset või sükest ebaolulist. Vahetevahel inimesed peavad liiga ebaoluliseks koguduse koosolekuid. Nendel on aega selle jaoks, teise jaoks, kolmanda asja jaoks, neljanda asja jaoks, aga kui on koguduse koosolekuks vaja aega võtta, no ei tea, mul on sinna vaja, mul on seda vaja teha ja mis iganes, ja neile tundub, et neil on väga olulised vabandused. Aga tegelikult, kui me tahame näha oma elus muutus, siis meil ei ole selle jaoks vabandusi. Nüüd see ei ole muidugi mingisugune nagu jõuline reegel, sa pead igal koosolekul kohal olema, aga mida sagedamini, seda parem. Ja hämmastav on need inimesed, kes on põnevil ja kes on janused Jumala järgi, nad lihtsalt leiavad selle aja. Kas neil ei ole midagi muud teha? Kas neil ei ole mingisuguseid muid ülesandeid täita või asju vaja teha? Kõigil on vaja teha asju. Aga meil on võimalik seada vastavalt prioriteetidele neid asju paika, sest see, mis me oluliseks peame, sinna me saame kohale. Ja kui inimene peab oluliseks kino, meelelahutust, mis iganes kuskil shoppamist või mingisugust muid asju, siis ta on kohal seal. Aga kui ta peab oluliseks Jumala sõna, siis ta on seal kohal. Et selles mõttes see on väga lihtne hinnata ja see on üks asi, mis peab tegelikult kristlaste elus nagu tasakaalu saama, see, et me hakkame väärtustama Jumala sõna ja seda, kui seda õpetatakse, seda jagatakse. Sest et oleme ausad, see ei ole mitte ainult meil, et meil ei ole koguduses tegelikult alati palju inimesi koosolekutel. See on väga paljudes koguduses tänasel päeval täpselt sama pilt, kus see number, kohal käivate inimeste number on igal pool vähenenud. On küll koguduse liikmete arvud, võib-olla ei ole alati kõikjal tohutult palju vähenenud, aga kohal käijate numbrid on väga arvestatavalt vähenenud. Sest inimesed lihtsalt leiavad, neil on see asi vaja teha ja too asi vaja teha ja see meelelahutus ja see huvitav asi ja sinna ja enne kolmandasse kohta ja teevadki neid asju. Ja tegelikult sageli on see, et prioriteedid on paigast ära läinud. See on tõde tegelikult ja me peame jälgima, et see ei toimuks kunagi meiega. Kui meil täna on hästi asjad, et nad oleksid homme, ülehomme ja kas või 10 aasta pärast ka samas kohas ja veel paremas kohas. Amen. Nii, lähme tagasi. See mees oli seal kohal ja sellepärast ta oli selles kohas ja ime sündis tema jaoks. Nüüd vaata edasi. Aga kirjatundjad ja varitsesid teda, kas ta hingamispäeval, siis Jeesus siis hingamispäeval peaks terveks tegema, et nad leiaks kaebust tema peale. Tema aga teadis nende mõtteid ja ütles mehele, kellel oli kuivanud käsi. Tõuse üles ja astu keskele. Me näeme, vahetevahel me mõtleme seda, et selline nagu teiste silma all nagu teatud ime toimumine, et see nagu ei ole alati kõige parem, et kuidagi nagu inimestele tehakse just ka nagu mingisugust show'd või midagi sellist. Nüüd küsimus ei olnud selles show's, vaid küsimus oli just selles, et inimesed näeksid, et Jumal on imede Jumal ja samas, et nad võiksid sellest ka õppida. Et sageli Jumal, kui ta teeb just neid asju teiste silmade all, on see, et inimeste usk saaks üles õhutud, pluss ka see, et nad võiksid ise õppida sellest, et nad ka rakendades neid samu printsiipe, saavad samasuguseid tulemusi. Ja ta toob selle mehe lausa sinna rahva keskele nii-öelda täiesti tähelepanu alla. Ja siis see mees muidugi teeb seda. Tõuse üles ja astu keskele. Ja ta tõusis ja seisis seal. Nüüd me näeme seda, üks asi veel, Jeesus ei ole kunagi nagu pinges või nagu
nüüd ma pean midagi tegema, ma pean midagi korraldama. Nüüd usk on midagi sellist, mis teab, mis hakkab sündima. Ja samas ta teadis oma südames ka, mis tema peab tegema ja Jumala vaim juba andis talle ette kindlasti teada ka, et mis nüüd hakkab edasi sündima. Ja ta teeb seda väga julgelt, väga konkreetselt, mitte sellepärast, et tema on Jumala poeg, vaid sellepärast, et temal oli püha vaim, kes on meil täpselt samamoodi. Ja ta kutsub ta sinna keskele ja ta seisab seal ja siis ütles Jeesus neile, ma küsin teilt, kas hingamispäeval on luba teha head või kurja, hinge päästa või hukka saata? Nüüd üks asi, mis tasub meeles pidada, sellest kirjakohast me võime lihtsa järelduse teha. Tervenemine on hea. Ja see on hea asi, mida Jumal tahab meile teha, hoolimata sellest, mis päev on. Amen. Nendel oli küsimus sellest, et oli hingamispäev või ei olnud hingamispäev. Ta tõestas sellega, et Jumal tahab igal päeval meid terveks teha. On see puhkepäev, on see mis iganes päev, Jumal tahab meid terveks teha. See on tema tahe. Nüüd ükski reegel ei saa seda piirata, ükski printsiip ei saa seda piirata. Jumal oli küll vanas lepingus paika pannud hingamispäeva, et selle ei peaks tööd tegema. Aga tervenemine on midagi sellist, mis kuulus meile igal ajal. Amen. Ja see on midagi head, mis Jumal tahab teha. Nüüd ja 10. salm ütleb, ja ta vaatas ümber nende peikide peale ja ütles mehele, siruta oma käsi. Ja see tegi nõnda. Ja tema käsi sai jälle terveks. Nüüd analüüsime natuke seda, mis Jeesus siin teeb. Tema ees seisab mees, kellel on kuivanud käsi, kelle jäse ripub lihtsalt kõrval. Nüüd, kui me vaatame asja loomulikult, kas kuivanud käega inimesel töötavad lihased? Kui me vaatame loomulikult, siis nad ei tööta. Kas seda kätt on võimalik loomulikus mõttes liigutada? Ei, seda ei ole võimalik liigutada. Nüüd, kuidas saab Jeesus öelda, siruta oma käsi? Kas ta ei näe nüüd, et see mees on ju kuivanud käega? Mismoodi ta peaks oma kätt sirutama? Mismoodi saab ühte kätt sirutada, millel lihased ongi kuivanud juba? Kuidas see käsi saab liikuda, kuidas see käsi saab sirgeks minna ja üldse seda saab tõsta? Nüüd, see ongi sama asi. Nüüd, miks ta saab sedasi öelda, siruta oma käsi? Sellepärast, et Jumal räägib olematutest asjadest otse kui olevast. Ta kutsub esile sellisel viisil neid asju. Niisiis, Jumala jaoks, Jeesuse jaoks, ka meie jaoks peaks olema see nii, Jumal näeb seda kätt tervena. Tema on kõik selleks teinud, et see käsi võiks terve olla. Jeesus ei lähe enam iga inimese pärast uuesti ristile ja ei sure tema eest ja ei kanna tema haigusi, kes tänasel päeval on kuskil haige. Jumala jaoks sina oled terve. Ta näeb sind tervena. Ja sellepärast ta võibki sellele mehele öelda, siruta oma käsi. Sest Jumal näeb teda tervena. Ta näeb seda kätt täiesti tervena. Selle kirja koha peal ma võin öelda, kus iganes kellelgi inimesel on mõni jäse puudu, mõni liige puudu, mõni organ puudu, Jumal näeb seda organit taastatuna. Tema on selleks kõik teinud, et selleks taastatud. Järelikult me võiks öelda ka ilma käeta inimesele, siruta oma käsi. Ja tema võib selle sirutada ja Jumal üleloomulikult paneb selle käe sinna otsa tagasi. Ja sellised imed hakkavad kunagi toimuma. Otsa siin või? See siin toimus ka, kui ütle ette nüüd, ja ta ütleb, ja tema käsi sai jälle terveks ja see või siis see mees tegi nõnda. Mida see mees siis tegi? Tema otsustas kuuletuda Jumala sõnale. Jeesus väljendas Jumala sõna ja see Jumala sõna ütles sisuliselt, sinu käsi on terve, see töötab, siruta see ette. Selle sama fraasiga siruta oma käsi. See on üks koht, kus me peame sageli oma loogika välja lülitama. Mismoodi ma tõstan seda kätt, mismoodi ma peaks seda kätt liigutama? Jumala sõna ütleb seda, Jeesus ütleb seda, siruta oma käsi. Järelikult ma hakkan sirutama. Nüüd, see mees, kes seal seisis, tegi ühe otsuse. Mina, nagu öeldakse, teen seda, mida ma ennem ei saanud teha. Tema ajus on, nagu öeldakse,
tehniliselt inimesed vahest räägivad, kellel on mingi jäse isegi ära lõigatud, siis vahest neil on, nagu öeldakse, nimetavad neid fantoomvaludeks või niisugusteks asjadeks, neil on nagu mälus olemas see, kuidas nad nagu seda asja liigutasid siiski või tegid seda asja. Ja see on seesama mees tegelikult siis, võimalik, et tal oli see ka käsi ikkagi funktsioneerinud, mitte võimalik, ma usun, et ikka oli normaalselt toiminud, midagi oli juhtunud seal vahepeal. Ja nüüd ta, nagu öeldakse, selle sama mälu järgi ta otsustas. See ei ole niimoodi nagu meie, et me liigutame. Ta lihtsalt otsustas uskuda. Jeesus ütles, tõsta. Ja tema tegi oma kõik, mis iganes pingutused ta sai teha ja otsustas selle tõsta. Ma ei tea, võib-olla ta võttis teise käega isegi kinni ja lükkas takka. Otsa siin või? Ma ei oska öelda, mis ta võis teha täpselt. Meil ei ole täpselt kirjeldatud seda, aga ta tõstis selle käe üles. Miks pärast, sest ta uskus, et Jumal räägib olematutest asjadest otsega olevatest. See käsi on terve. Nüüd samamoodi nagu Jeesus või sinu kohta on öeldud, Jeesuse haavate vermete läbi on sulle tervist tulnud. Sina võid kaasa täpselt samamoodi uskuda ja teha seda, mida sa ennem ei saanud teha. Amen. Ma olen seda koosolekut vahest inimesi õhutanud. Kellegi inimesel on mingid tõsised seljavalud, ta ei saa oma kätega ka nii-öelda põranda ligigi üldse, ta ei saa isegi ettepoole kummardada. Küsid, kuidas ma saan rahulikult ette kummardada? Usus sellesse, et sinu selg on terve. Kummardu ettepoole usus. Mitte tehes lihtsalt hullumeelsusi, mitte testides, kas läks paremaks, me peame eristama seda. See ei ole see koht, et me testime, kas läks paremaks. Ei, see on see koht, kus ma usun, Jumala vägi läheb minu ihusse, näiteks kui pannakse sinu peale käed, vägi läheb minu ihusse, ma võtan selle tervenemise, minu selg on terve ja ma usus kummardan. Ja Jumala ligiolu tuleb su üle ja seesama, mis Jumal on öelnud oma sõnas, et sulle kuulub tervenemine on sinu, see saab ka reaalsuseks. Ja seesama just, et see usus tegutsemine. Talle öeldakse, siruta oma käsi ja ta sirutab ja see on terve. See tähendab seda, selle sama usus tegutsemise pärast toimus, mis nende silme all toimus. Üks jäse, mis oli rippumas seal lihtsalt tema õlaküljes, sinna tekkisid inimeste silme all lihased peale. Ma tahan näha sellist imet. Amen, tõsiselt ma tahan näha sellist imet. Mitte ainult nägemise pärast, vaid just seda näha, seda usuprintsiipi. Ja see toimus, miks pärast? See toimus puhtalt sellepärast, et keegi otsustas kuuletuda Jumala sõnale. Nüüd see on hämmastav, milline potentsiaal on tegelikult usus tegutsemisel. Ja sellele, et me kuuletume Jumala sõnale. Sa otsustad lihtsalt kuuletuda ja tegutseda selle sõna põhjal ja seal samas silme all luuakse inimesele seesama jäseme peale uuesti lihased. Inimeste silme all. Me oleme näinud käsi jalgu kasvamas inimeste silma all õiges pikkuses või nihkumas, kuidas iganes seda öelda siis. Ja see võib olla üks asi. Ja ma olen, inimesed, kes seda esimesi kordi näevad, on ka täiesti hämmingus sellest ja kui ma ise ka neid esimesi kordi sellist asja nägin, siis see oli ka täiesti hämmestav, et näed inimeste silma. Aga kui sa hakkad selliseid asju nägema, kus inimesele tekivad lihased luudele peale, kus ennem ei ole olnud neid. Või kus hakkavad jäsemed sõna otseses mõttes füüsiliselt otsa kasvama inimeste silma all. Mitte ainult lihtsalt pikemaks nihkuma, vaid sõna otseses mõttes otsa kasvama. Amen. Mitte Wigglesworthi kohta räägitakse just ühte tunnistust. See on üks tuntud lugu, mis seal reaalselt toimus, kus kunagi keegi inimene tuli tema juurde, kellel ei olnud põhimõtteliselt kahte jalapäkka ei olnud. Mis iganes õnnetus oli juhtunud, tal olid põhimõtteliselt köndi nii-öelda varvaste asemel. Ja ta ütles talle, mine osta endale kingad. Nüüd see on seesama tegelikult usus tegutsemine. Ja see mees, mis iganes viisil ta siis läks sinna kingapoodi kohale, ma arvan, et see kingamüüja, kes iganes see võis olla, võis mõelda, et ta on hullumeelne, et tal on midagi korrast ära, et nagu inimene on puudega ja öeldakse, midagi on taga veel juhtunud lisaks sellele, aga ta soovis kingi ja toodi talle kingad kohale, istus sinna tooli peale ja võttis selle kinga kätte ja pani oma köndi sinna selle sisse ja temale tekkis jalg sinna. Ja siis ta võttis teise kinga, pani oma teise köndi sinna sisse ja ta tekkis jalg sinna. Ja öeldakse, Jumal teeb selliseid asju, loovaid imesid just inimeste usu peale. See, et see inimene teeb seda, mida ennem ei saanud teha. Usus sellesse, et see, mis Jumal on tema kohta sõnas öelnud, see on jah ja amen ja see ime sünnib reaalselt inimeste silme all. Amen. Meil on vaja nii-öelda usus julge olla selliste asjade suhtes, et mitte nagu
ei tea, äkki ei juhtu või äkki ei juhtu. Aga mis siis, kui äkki juhtub just? Amen. Siis me näeme, kuidas ta sirutab oma käe ja ta kuuletub selle, ehk siis kuuletub Jumala sõnale. Ja selle kuuletumise ja selle usus tegutsemise, siin ongi need samad asjad, kus me näeme, kaks asja on seotud, sõnakuulelikkus ja usk on omavahel seotud selles kontekstis, et inimene, kes usub, see on ka sõnakuulelik. Jumala sõna ütles nii, ma sirutan oma käe, sest Jeesus oli rääkimas Jumala sõna. Ja nüüd sellele järgneb tervenemine. Sõna põhjal tegutsemine, niisiis vaatame ühte teist lugu. Jällegi kindlasti on see tuttav, sest ma olen seda ka õpetanud, aga vaatame just seda olulist nüanssi selle juures. Luuka 13. Luuka evangeeliumi 13. peatükk ja 10. salmist. Siin on juttu ühest küürus naisest. Luuka 13.10 ütleb niimoodi, räägib Jeesusest ja ta oli õpetamas ühes koguduse kojas. Jällegi me näeme, et ta oli õpetamas. Ühes koguduse kojas hingamispäeval. Ja millegipärast me näeme, Jeesus on hingamispäev seda tegemas. Ma arvan, et see oli sellepärast just, et see oli ka see päev, kus sageli inimesed koguduses käisid. Ja vaata, seal oli naine, kellel oli olnud haigus ja vaim 18 aastat. Naine oli küürus ega saanud ennast sugugi sirgeks ajada. Kas sa märkad, siin on veel öeldud lausa, ta ei saanud ennast sirgeks ajada, see oli nüüd see loomulik olukord. Järelikult see naisterahvas tuli sinna sellesse koguduse kotta, ma ei tea, kuidas ta täpselt võis olla, aga seal ta niimoodi liikus lihtsalt ja ta oli sellises küürusasendis kogu aeg. Ta võis isegi rohkem olla, kuidas iganes see siis oli. Ja ta oli sellises asendis kogu aeg ja ta ei saanud ennast sirgeks ajada. Kui ta istus, siis ta oli ka arvatavasti niimoodi könksus kuidagi. Nüüd Jeesus näeb teda ja vaata, mis ta ütleb. Teda nähes kutsus Jeesus ta enese juurde ja ütles talle. Nüüd jällegi me näeme, et ta kutsub ta enese juurde, ilmselgelt Jeesus oli ka tähelepanu keskpunktis. Nüüd see naine sattus ka just sellesse tähelepanu keskpunkti, sest inimesed olid kuulamas ja Jumala sõna. Ja nüüd ta ütleb, naine, sa oled lahti oma haigusest. Nüüd ka see on jällegi täpselt samamoodi kinnitab seda sama printsiipi. Nüüd selle hetkel, kui ta neid sõnu ütleb, see naine on küürus. Sa võid isegi kujutada nagu seda pilti endale ette, seal nii-öelda see küürus naine on, tuleb Jeesus juurde, ta on küürus ja Jeesus ütleb talle, naine, sa oled lahti oma haigusest. Ta ei ütle, et sa saad lahti oma haigusest, kui ma olen su peale käed. Ta ei ütle seda. Ta ütleb, sa oled lahti oma haigusest. Nüüd, kui Jeesus nii saab ütelda, siis vastavalt Jumala sõnale, me võime juba Jumala sõnast seda ka leida, Piibel ütleb, Jumal ei saa valetada. Nüüd, kui sina ütled, ma olen terve, siis sina ei valeta, isegi siis, kui sa füüsiliselt oled haige. Ja sinu ihu ei ole nii kollekse korda, sa ei ole valetamas. Nüüd sa ei pea seda rääkima uskmatule inimesele, kes sellest printsiibist kui sellisest aru ei saa, aga sa pead seda oma usku tunnistama ja Jumala ees rääkima. Ja see, et sa ütled, et sa oled terve, see ei ole valetamine. Kui Jeesus ütles küürus naisele, sa oled lahti oma haigusest, siis kui ta oli küürus, ta ei valetanud. Sest Jumal ei saa valetada. Jeesus ei saa valetada. Järelikult see on tõde. Nüüd saame aru tegelikult, see on üks huvitav asi veel, need vaimsed reaalsused või need tõed, mis Jumal meie kohta on öelnud, need on palju rohkem tõed kui need asjad, mis me füüsiliselt näeme. Pääst inimene ütleb, mul on see sidumine või see harjumus või see negatiivne asi ja mis iganes. Ja see tundub sulle nii reaalne. Aga tegelikult tõde on see, et sa oled vaba. Ja see on palju olulisem ja palju rohkem paika pandud tõde kui see, mis sa füüsiliselt koged. Amen. Sest Jumala sõna ütleb, et meid on päästetud pimeduse võimusest. Sa oled vaba. Ja sinu ülesanne on seda uskuda. Ja siis sa hakkad selles vabaduses ka reaalselt käima. Amen. Sa hakkad selles käima täiesti reaalselt. Ja see toimub sinu usu läbi. Ja siin me näeme siis ta kutsub selle naise enda juurde ja ütleb talle, naine, sa oled lahti oma haigusest. Ja see ei ole valesti tõlgitud, see on täiesti korrektselt tõlgitud. Kõik tõlkijad ütlevad sisuliselt täpselt seda sama. Ütlevad just, naine, sa oled lahti oma haigusest. Mitte sa ei saa, vaid sa oled. Ja nüüd, kui ta on selle ütelnud, ta paneb oma käed tema pea. Me näeme siin käte peale panemise kaudu toimub küll see, et Jumala vägi vahendatakse tema ihusse. Ja nüüd, mis see naine teeb? Ta tegutseb selle sama öeldud sõna põhjal. Kuna talle öeldi, sa oled lahti oma haigusest,
siis miks ma peaksin küürus edasi olema, kui ma olen lahti? Nüüd ta ei teinud seda sellepärast, et ta tundis ennast tervena, vaid sellepärast, et ta uskus seda, mida Jumala sõna talle öelnud, mida Jeesus talle oli öelnud. Nii siis ta ajas enese sirgeks. Nüüd ennem on öeldud, ta ei saanud ennast sirgeks ajada. Kuidas ta nüüd sai seda sirgeks teha? Mõni ütleb, et Jumala vägi tuli. Iva oli selles, et see vägi tuli sellepärast, et ta otsustas uskuda seda sõna ja tegutseda selle põhjal. Ennem ei saanud ja nüüd, kui ta otsustab uskuda ja tegutseda, nüüd ta saab. Amen. Vaata, vahel on see ka, mõni ütleb, et ma ei oska, ma ei saa, aga kui sa otsustad uskuda, et sa oskad ja saad ja nüüd tegutsed selle põhjal, siis see tuleb sulle see varustus, see oskamine ja saamine. Amen. Ja selles situatsioonis ka see üleloomulik vägi ja see haigus lahkub. Ja me saame aru sellest kontekstist veel lausa, et kuri vaim ka lahkub. Otseselt Jeesus isegi selles situatsioonis ei ajanud seda kurja vaimu välja. Mõndes situatsioonis ta tegi seda. Ja meil on näha ka apostleid, nad tegid seda otseselt. Aga siin isegi ta ei ajanud seda kurja vaimu eraldi välja, aga lihtsalt see usust tegutsemine pani selle kurja vaimu põgenema. Mõni võib öelda, et ei tea, kas kuri vaim on seda teist või kolmandat asja põhjustamas, ja võib-olla ongi, aga kui inimene tegutseb usus, siis ta kardab seda, sest Jumala ligiolu tuleb selle inimese üle, kui ta usus tegutseb. Ja kuri vaim lahkub, mis iganes selle põhjustanud on. Nüüd saame aru muidugi, iga haigus ei ole otseselt kurja vaimu kohalolust põhjustatud. Ja iga inimene, keda sa näed küürus, see ei tähenda seda, et tal on kuri vaim kohe. Et see on niisugune tarkus igaks juhuks meeles pidada, sest vahest mõned kristlased lähevad sellega teistpidi äärmusesse. Meil on näha küll piiblis juhtumeid, kus inimesed on sarnastes haigustes, aga Jeesus teenib neid väga erinevatel viisidel ja me praktikas võin ka öelda, on mõningaid situatsioone, kus on kuri vaim seda põhjustamas ja on mõningaid situatsioone, kus seda ei ole kuri vaimu põhjustamas. Ka isegi, kui sa läheksid hullumajja, siis kõik inimesed ei ole seal kurjast vaimust seotud. Nüüd sa küsid, et kus sa tead seda? No selles mõttes, ega mul iga ühe kohta eraldi sulle öelda seda ei ole, aga selleks, et sa võiksid veendunud olla, et seal on kuri vaim, sul on vaja püha vaimuga läbi teada seda informatsiooni. Ja küll ma annab sulle teada seda, kui sulle vaja teada on muidugi. Selles mõttes, et kui sa pead tegelema sellega, et ta võiks vabaks saada. Nüüd sa ei saa päris minna lihtsalt laus kõigist sealt midagi välja ajama, minna. Sa pead ikkagi tegutsema vastavalt Jumala vaimu juhtimisele selles situatsioonis. Ja nii palju, kui selle inimese endalt tahet on, ikkagi tema peab ka tahtma vabaks saada ja abi saada. Kui mõni inimene näiteks tahab kultustega mängida ja tahab kultustega tegeleda, siis sina ei saa seda kurja vaimu, ütleme, tehniliselt sa saaksid ta küll välja ajada, aga ta ei jää püsivalt vabaks vähemalt see inimene. Sest kui tema tahab sellega mängida ja sellega tegemist teha, siis see kuri vaim tuleb tagasi. Okei, see on teine teema. Aga me näeme siin siis, naine saad lahti oma haigusest, Jeesus paneb oma käed tema peale ja kohe ajab naine, ma rõhutan sõna, naine enese sirgeks ja andis Jumala au. Nüüd siis nendes kahes kirjakohas me näeme ühte olulist seost. Kuivanud käega mees sirutas oma käe. Küürus naine ajas enese sirgu. Siin ei ole kirjutatud ja püha vaim ajas tema sirgu. Ja siin ei ole kirjutatud, Jeesus lükkas tema sirgu. Nüüd mõndes situatsioonis Jumal tõesti laseb ka nii-öelda jutlustajatel teha sellisel viisil, et nagu öeldakse, mõni inimene tõmmata lausa ime sisse. Sest me näeme, see mees, kes oli halvatud seal Apostlite 3. peatükis, ta tõmmati käest, võeti kinni ja tõmmati ülesse. Aga see on tegelikult vaimuand või üleloomulik situatsioon. Aga kui me räägime usu läbi tervenemisest, siis on see sama inimene, kes tahab terveks saada, tema ülesanne on tegutseda usus. Niisiis, kuivanud käega mees, tema tõstis oma käe. Küürus naine, tema ajas ennast sirgu. Amen. Ja see on see, mis töötab ka sinu jaoks. Ja sina tee seda, mida sa ennem ei saanud teha. Usus. Mitte katsetades, mitte testides, mitte proovides, vaid uskudes, et sa oled selle saanud. Et sa oled selle saanud. Nüüd on mõningad asjad, võib-olla mõni inimene ütleb, aga see on sellist tüüpi terviseprobleem, mida otseselt ma ei saa nagu seda nii-öelda nagu midagi teha. Kui mingi siseorganiga probleem või mingi sellist tüüpi asi, sa ei saa oma südant otseselt liigutada või sa ei saa oma maksa liigutada või midagi taolist teha või mingisugused muid või sa ei saa oma magu, nagu öeldakse, liigutada. Sa võid oma kõhtu võib-olla natuke liigutada, aga sa ei saa paljusid asju teha. Nüüd sellises situatsioonis sageli on see sama, mida Abraham tegi. Ta andis Jumalale austust.
on seesama, et sa annad Jumalale austust selle eest, et sa oled selle saanud, et sinu see organ või see asi on terve, mis sinu õhus on, mida sa otseselt ei saa millega midagi konkreetset teha. Amen? Niisiis, seesama just see usus tegutsemine. Kui sa oled Kenneth Hagini nimi, ma arvan, paljudele tuttav meist, siis tema räägib oma enda isiklikust kogemusest, tema sai just väga sarnase printsiibi põhjal terveks. Ta otsustas uskuda, et kõigepealt ta palus ja uskus, et Jumala vägi tuleb temasse ja et ta on terve, ta oli väikse või noormehena nii-öelda sisuliselt halvatud voodis. Seal oli terve hulk igast verehaigus ja mingid muud probleemid veel, et ta oli põhimõtteliselt peaaegu halvatud voodis. Ja ta oli sellele printsiibile pihta saanud ja ütles, et Jumal, mina nüüd usun, et ma olen selle tervenemise saanud. Ja mis iganes paljudel seda füüsilist jõudu või võimekust üldse oli, ta ronis kuidagi voodi postini välja ja hakkas ennast tõmbama püsti, ta ütles, et vastavalt sinu sõnale, need, kes on terved, ei pea voodis lamama enam. Ja otsustas, venitas ennast kuidagi selle voodi otsani ja hakkas ennast püsti tirima. Niimoodi ühe käega ja teise käega kuidagi venitades ja mis iganes. Ja kogu selle protsessi käigus kõigisse tema jäsemetesse tuli üleloomulikult Jumala jõud, füüsiline jõud tuli ka tema ihusse. Ja kus ta hakkas tõstma oma ühe jala, lükkas voodist välja ja lükkas teise jala voodist välja ja otsustas, ma tõusen üles ja hakkas tõusma selle peale püsti, võttis voodi otsast kinni ja tõmbas ennast jalgade peale püsti ja edasi. Ja tegi seda usus ja kuidas järjest kõik need asjad hakkasid funktsioneerima, kuidas sama halvatus kadus, kuidas see verehaigus kadus ja kuidas ta oli mingil hetkel täiesti terve. Ta oli vaja küll füüsiliselt nagu jõudu saada juurde ja ka kaalus juurde võtma hakata, aga normaalsesse kaalu just selles mõttes. Aga just oli sama, et ta usus tegutses. Ja seesama printsiip, me näeme seda Piiblis ka, et inimene võib usus tegutseda. Usus hakata Jumalat tänama selle eest, mis tema sõna on ütelnud tema kohta. Ma olen terve. Mitte teeseldes, mitte nägusid tehes, mitte proovides. Mitte arvates, et äkki ma valetan, vaid teades, et ma olen terve vastavalt Jumala sõnale. Nagu see mees võis sirutada oma käe, sellepärast, et ta oli terve. Nagu see naine võis küüru seljast sirgu ajada, sest et Jeesus oli öelnud, sa oled vahti oma haigusest. Amen. Vaatame veel ühte lugu. Luuka 5:17 räägib siin siis jällegi Jeesusest, kui ta on õpetamas. Jällegi lugu, mida ma olen varem kasutanud, aga kuna need on lihtsalt head lood, siis ma arvan, need on hea mitu korda kasutada. Ütleb, ühel päeval, kui ta õpetas, oli seal istumas varisere ja käsutundjaid, kes olid tulnud kõigist Galilea ja Juudea küladest ja Jeruusalemmast. Ja issanda vägi oli seal selleks, et Jeesus terveks teeks. Me näeme, et siin on öeldud lausa, et Jumala vägi oli spetsiaalselt selle jaoks kohal. Siis ütleb, ja vaata, mehed tõid voodiga inimese, kes oli halvatud. Ja nad püüdsid teda sisse viia ja tema ette panna. Ja kui nad rahva pärast ei leidnud, kus nad ta oleksid saanud sisse viia, läksid nad üles katusele ja lasksid ta katuse kivide vahelt alla kõige voodiga otse Jeesuse ette maha. Kui tema nende usku nägi, ütles ta. Nüüd me näeme siin nende tegutsemisest on näha usku. Ja me näeme, et tegelikult siin öeldakse lausa nende usku. Siin ei ütle, et kui tema selle halvatu usku nägi, ta ütleb, et kui tema nende usku nägi, me näeme, et siis ka nende inimeste, kes olid aitamas, nende usk mõjutas ka oluliselt seda, et see halvatu sai terveks. Nüüd siin on ka üks asi, mida meil tasub meil meeles pidada. Meie võime ka oma usuga teisi inimesi kanda, et nende elus võiksid imed toimuda. Amen. Kui nemad soovivad nii-öelda abi, siis seesama Piibel räägib ka isegi nõustumispalvest. See ei ole lihtsalt niisugune üks, me palume kahekesi koos. Ei, see on see, et me liidame oma usud. Ja me võime näha seda, samamoodi Jumal võib öelda, ja mina nägin nende usku. Jumal näeb ka nende usku. Seesama inimene, 2 inimest, kes palusid koos või 3 inimest, kes palusid koos. Ja Jumal näeb nende usku, et nemad usuvad, et see, mis nad paluvad, seda nad saavad. Et see ei ole päris juhuslik asi ja see ei ole niisama lihtsalt midagi, mida me teeme. Ja see mõjutab oluliselt seda, kas see inimene saab tulemuse või mitte. Tema usk on oluline, aga meie saame ka oma usu selle juurde liita. Amen. Nüüd me näeme, kui ta nende usku nägi, siis ta ütles, inimene, sinu patud on sulle andeks antud. Nüüd, kui sa märkad, siin ta kasutab jällegi sarnast kõnepruuki ja ta räägib siin küll pattudest ja ei ütle talle, et sinu patud antakse sulle nüüd andeks. Ei, ta ütleb, sinu patud on sulle andeks antud. Ja nüüd
me näeme, et kirjatundjad ja variserid saavad selle peale pahaseks. Siis ütleb, siis kirjatundjad ja variserid hakkasid mõtlema ning ütlesid, kes see on, kes nõnda Jumalat pilgates räägib, kes muu võib patte andeks anda kui üksnes Jumal. Aga Jeesus tundis ära nende mõtlemised ja kostust andes ütles ta neile, mida te mõtlete oma südames? Kumb on hõlpsam öelda, su patud on sulle andeks antud või öelda, tõuse üles ja kõnni? Niisiis, mida ta tegelikult ütleb? Sõnastame selle natuke teise nagu konteksti ümber. Kumbat on hõlpsam öelda? Su patud on sulle andeks anda või öelda, et sa oled terve. Kas pole nii? Nüüd ta toob ühe asja veel välja. Ta viib need kaks asja omavahel kokku ja kui sa uurid piiblit, siis sa avastad seda, pattude andestus ja tervenemine kuuluvad sulle mõlemad korraga ja need on lunastustöö nii-öelda lahutamatud osad, mõlemad. Tema andis andeks tema annab andeks kõik sinu pahateod, tema parandab kõik sinu vigadused. Lauda raamat 103 räägib seda. Tõepoolest võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Ja siis ta räägib seal samas, et ta on kandnud ka meie üleastumised. Amen. Ja me näeme, kuidas need kaks asja, pattude andestus ja tervenemine on koos ja need on omavahel seotud. Ja see on üks asi, mida kristlus on teinud tegelikult ühe tõsise, eestikeelne väljend on karuteene. On see sama just, et need asjad on lahutatud üksteisest. Inimesed tulevad Jumala juurde ja neile öeldakse, Jumal annab sulle sinu patud andeks. Jeesus saab sinu issandaks, sa saad igavese elu, sa saad päästetud, sa ei lähe võrgusse. Ja see on aamen ja väga oluline tõde. Aga me ei tohi seda lahutada. Kui see sama inimene, kes tuli, ta on haige, ta võib-olla on vaevatud, ta on koormatud, sel hetkel kuulub talle ka tervenemine. Ja Jeesus ei surnud ainult tema pattude pärast seal risti peal, vaid ta suri ka tema haiguste pärast. Ja kui me jätame selle talle rääkimata, siis ta ei saa seda ka uskuda. Sellepärast oleks vaja seda ka rääkida, sellepärast on see sama, kuidas Jumal sageli toobki just inimesi päästmisele just selle kaudu, et inimesed saavad terveks, näevad Jumala headust ja armastust ja sellepärast saavad ka päästetud. Või ka vahest vastupidi, saavad päästetud ja siis saavad terveks. Nüüd siin ei ole, Jumalal ei ole vahet, kumma pidi seda teha. Sest mõlemad on nagunii koos kättesaadavad. Ja siin me näeme, Jeesus toobki selle just välja, et need asjad on omavahel seotud. Ja siis ta ütles halvatule, ma ütlen sulle, tõuse üles ja võta oma voodi ning mine koju. Nüüd, võib-olla mõni meist on isiklikult suhelnud mõne inimesega, kes on halvatud. Sellest situatsioonist me võime aru saada, et põhimõtteliselt vist minu eest nagu ükski jäse ei liikunud ennem seda. On ju nii? Nii nagu ta viitab ju tegelikult. Sest kui nad pidid teda voodi peal kandma või kanderaamil kandma, siis järelikult mitte ükski jäse ei liikunud. Jalad ei saanud järelikult toimida, ütleme näiteks käed ei toiminud või käed ainult toimisid või ta pidi olema ikkagi laushalvatus. Ja nüüd, mida Jeesus käsib sellel halvatul teha? Mõni võib öelda, et kuule, kas see on nagu inimese mõnitamine või? Ütleb, tõuse üles ja võta oma voodi ja mine veel koju ka veel. Et see ei ole mõnitamine. Ja see ongi sama, et ta näeb teda tervena. Ja see on see, mida ta räägib. Sa oled terve. See on see, mida Jumal sind näeb. Jumal on kinkinud sulle tervenemise, sa oled terve. Sa lamad küll seal selle voodi peal, aga sa oled terve, nüüd tõuse ülesse. Ja see on see, mida ta ütleb. Sellepärast ta võibki niimoodi öelda, tõuse üles ja võta oma voodi ja mine koju. Ja huvitav on see, et ta ütleb talle ka, võta oma voodi ja mine koju. Miks ta ei ütle, et aga jää siia, saad meiega koos olla ja räägime juttu? Seal on põhjus. Kui sa loed seda lugu pikalt, siis sa näed seda, et seal oli Jumala vägi kohal. Ja seal samas oli terve hulk, me näeme, kas seal oli variseri ja kirjatundjaid, ja nendel on terve hulk igasuguseid arutamisi ja keerutamisi ja tegelikult väga veidraid ja halbu hoiakuid. Nii tervenemisi ja paljude muude asjade suhtes. Ja mida ta tegelikult tegi? Ta ütles, et lahku sellest seltskonnast. See ei ole mitte see seltskond, kuhu sa peaksid jääma, kui sa oled oma ime saanud. Ja see on üks asi tegelikult, mis on reaalne tõde. Kui sa tahad näha oma elus püsivaid muutusi, siis sa pead vahest oma sõpru vahetama. Me saame sellest aru, näiteks kui keegi inimene tuleb nii-öelda Jumala juurde kogudusse ja tal on näiteks võib-olla tõsised alkoholiprobleemid olnud ja tal on alkohoolikutest sõbrad olnud, siis me ütleme kohe, ära nendega enam tegemist tee. Ja kõik saavad aru, see on muidugi ju mõistetav. Muidugi, sa ei pea muidugi sükestega läbi käima. Seda muidu tõmbavad sind tagasi sinna.
aga samamoodi on ka inimesed, kes on täis uskmatust, inimesed, kes on täis kibedust, inimesed, kellel on halvad hoiakud. Näiteks inimene, kes pidevalt tuleb sinu juurde ja räägib sulle kogu aeg sellest, kui paha see jutlustaja on või kui paha see pastor on ja mida pastor valesti tegi ja mida kritiseerib ja halvustab ja räägib midagi negatiivsest kaaskristlastest, kogu aeg on tal niisugust juttu rääkida. Nüüd saad aru, sa võib-olla ei saa alati niisugust inimest kohe ukse taha nii-öelda tõsta, aga tuleb vahest valida, et see ei saa olla sinu sõber. Vahest on see, et sa saad talle muidugi öelda ja talle nii-öelda jumala armu paluda, et ta võiks tulla sellest välja ja selle stopi peale panna. Aga üks on see, et sa ei saa sellise asjaga mängida kaasa. Amen? Ja kõige kurvem on sageli see, et millegipärast need inimesed, kellel on halvad hoiakud, nad millegipärast haakuvad omavahel. Nad leiavad kohe omasugused ülesse. Aga Jeesus sai aru, et sinusugused siin ei ole, siit tuleb kaduda. Võta oma voodi ja kõik kaasa ja mine. Lahku sellest kaigast. Ja Jeesus teeb seda tegelikult, meil on mitmeid viiteid tegelikult veel piiblis, kus ta teeb sarnaseid asju just. Nii et kui ta seda pidas oluliseks selle mehe jaoks, et ta peaks lahkuma, siis on teatud inimeste jaoks ka oluline, väga oluline see, et meil tuleb muuta seda seltskonda, kellega me südame sõpradena läbi käime. Amen. Me ei saa olla muidugi ülikriitilised, saad aru, keegi ei ole täiuslik ja kõik teevad vigu. Ma ei räägi selles mõttes, aga ma räägin sellised, kes nagu öeldagi ei taha muutuda, ei taha nagu öeldakse oma asju korda seada. Amen. Ja enamasti ma usun ikkagi, kui sa oled ühes heas koguduses käimas ümber, ikkagi on head inimesed ja kes tahavad muutuda, isegi kui neil vead ja nõrkused ja probleemid on. Amen. Et sa ei hakka nagu ülikriitiliseks muutuma, et iga asi, mis keegi natukenegi valesti teeb, kohe sa nii-öelda hoiad kaugele eemale. Amen. Aga ma räägin just sellest samast printsiibist kui sellisest, aga see on oluline, et see, kellega sa läbi käid, selle sarnaseks sa muutud. Okei. Ja me näeme siin siis, nüüd Jeesus ütleb selle fraasi, tõuse üles, võta oma voodi ning mine koju. Ja siis ta ütleb, ja seda maid. Nüüd iga sõna on piiblis oluline. Vahetevahel on ka ülimalt oluline usus kohene tegutsemine. Eks mul on paar situatsiooni olnud, ja tegelikult neid on mitmeid isegi olnud, kus ma olen ka koosolekul on tulnud mingisugune õhutus või ükene õhutus. Siin on Jumala vägi sellist tüüpi haigusega inimeste jaoks. Tule ette, sa saad terveks. Ja siis vahest need inimesed, mõni mõtleb veel ja mõni mõtleb, et kas ma hakkan tulema ja siis hakkab vaikselt sealt kuidagi tulema. See ei ole see samasugune tegutsemine, nagu siin on. Amen? Sest vaata, mis on see sõna. Ja seda maid on see sõna. See tähendab siis kohe, äkitselt. See tähendab seda, et inimene on nagu öeldakse tooli ääre peal istunud ja nagu öeldakse, nüüd see sõna tuli ja ta jookseb ja võtab selle ime. Ja hämmastav on see, et kui inimesed niimoodi tegutsevad, asjad hakkavad toimuma. Asjad hakkavad sündima. Seesama hoiak, ma mäletan, see oli vist kunagi päris mitmeid aastaid tagasi Võru Hosanna koguduses, rääkisin pühavaimu ristimisest küll selle jutluse sees ja siis mul oli õhutus, et kõik inimesed, kes ei ole pühavaimu ristitud, tulge kohe ette, Jumala vägi on siin, et saate kõik pühavaimu ristitud. Ja inimesed tulid väga kiiresti ja me ei jõudnud isegi, nagu öeldakse, mingit rida nendest moodustada, seal oli võib-olla 10 inimest orienteeruvalt, et nende eest paluda. Ja tulid sinna ette ritta ja nad jõudsid vaevu sinna ette tullagi ja ma hakkasin järjest esimestele käsi peale panema ja niimoodi plaksti esimene hakkas rääkima võõrastes keeltes, teine hakkas võõrastes keeltes ja kui ma hakkasin jõudma viimasteni, siis need juba rääkisid võõrastes keeltes enne, kui ma panin käed neile peale juba. Nii et seesama ootus ja see usuõhkkond oli sellises kohas just, kus Jumal sai seda teha. Aga see on seesama just, mis siingi oli. Tema, nagu öeldakse, nad olid usus kohale tulnud, nad olid ootuses kohale tulnud. See on see imekoht, sest nad on läbi katuse tulnud, augu sisse lõhkunud, lasevad ennast selle mehe sinna kanderaamiga Jeesus ette maha. Nad on usus, siin hakkab toimuma midagi. Ja nüüd, kui öeldakse midagi, siis nad ei mõtle, nad ei kaalu, nad ei analüüsi, nad tegutsevad kohe. Ja see on üks väga oluline element see, et me ka nagu öeldakse, kui me kuuleme Jumala sõna, kui Jumal on midagi meile ütlemas, kui me näeme Jumala sõnast mingit tõde, siis peaks olema need plaksti, kes ütlevad, kohe tänu Jumal, see on minu oma. Amen. Vahest see tähendab isegi seda sõna otseses mõttes, kui koosolekul öeldakse näiteks, Jumala sõna ütleb, et sa oled vaba, siis inimene kargab seal samas koha peal püsti, tõstab oma käed, hakkab hiitma ja hõiskama Jumala poole hüüdma ja tänama, et olen vaba sellest. See on täpselt seesama asi, mida peaks inimene tegema just. Et teda ei huvita see, mis inimesed arvavad ja Jumalal on hea meel sellest. Ta ei ole absoluutselt sellest häiritud ja keset koosolekut, keegi hakkab tänama Jumalat kiitma ja saab vabaks seal samas. Või tervenemise koha pealt.
tal jõuab koosolekule äkitselt kohale Jumala sõna, Jumal ütles, et sa oled terve, sa oled vaba ja ta kuuleb seda sõna ja ta saab aru, et see on minu oma ja ta hüppab seal samas koha püsti, hakkab tantsu lööma ja kiitma Jumalat ja ta võib-olla ei tunne mitte midagi, ta võib-olla ei ole kogenud mitte midagi füüsilist, aga ta teab, et see sõna on jah ja aamen ja ta tegutseb selle põhjal ja see saab ka reaalsuseks. See on seesama, just seesama kohe tegutsemine või nagu siin siis, meil on vana eesti keel, sedamaid. See tähendab seesama kohe, ma tean, Jumalale meeldivad sellised sõnad nagu äkitselt. Ja siin on seesama siis sedamaid, on siis ka kohe, tõusis ta ülesse, ta ei analüüsinud. Ja see on üks asi, mis on, me saame aru, see ei ole paha, et meil on haridus Euroopas, aga samas vahetevahel see haridus on tootnud selle, et inimesed, nagu öeldakse, mõtlevad oma peas liiga palju igast asju ennem läbi, kui nad tegutsevad usus. Vahest on see mitte ainult eestlased, vaid paljude teiste Euroopa riikide inimeste mõtlemine on ka seesama, et kõigepealt ma pean analüüsima, ei tea, kas see on ikka nii hea ja kas see on naa ja me kaaluma läbi kõik erinevad variandid ja asjad, mis see mõtleb ja mis too arvab ja mismoodi see tundub ja kas see on see hea ja kas ma nii peaksin tegema ja kui ta jõuab kogu selle mõtlemise läbi mõtelda, on nagu öeldakse rong ära sõitnud. Ja see on seesama, mida see mees siin ei tee. Tema ei istu seal kanderaami peal ja ei mõtle, et kuidas nüüd Jeesus saab üldse öelda, et ma peaks üles tõusma, ma olen ju halvatu ja ma ei tunne ühtegi oma jalga ja ükski jäse ju ei liigu, mismoodi ma peaks üles tõusma. Öeldi, tõuse üles, võta oma voodi, mine koju. Ta nii-öelda teeb oma ainsa pingutuse, mis iganes, kas tal liikus midagi, ta otsustab tõusta ja sel hetkel me näeme, Jumala vägi tuleb tema üle ja ta tõusebki ülesse. Ja ta ütleb, ja ta võttis oma voodi, mille ta oli lamanud ja läks koju Jumala au andes. Tähendab seda, nüüd seesama sel hetkel, kui tema tegi selle pingutuse, selle esimese sammu, selle käeliigutuse, mis iganes, Jumala vägi tabas teda ja kogu tema, mis iganes süsteem läks tööle. Tema närvid said taas ühendatud, tema süsteem läks toimima, tema ajurakud hakkasid tööle, mis iganes võis korrast ära olla, me täpselt ei teagi. Üleloomulikult Jumal kõik selle taastab ja ta tõusis sealt ülesse. Nüüd sellist tüüpi imesid ma olen vähemalt video pealt täiesti reaalselt füüsiliselt näinud, kuidas inimene ka usus selle sama sõna peale tõuseb kanderaami pealt, olles ennem põhimõtteliselt halvatuna, tõuseb lihtsalt sealt välja. Sõna otseses mõttes ta näeb nagu luukere välja, ta on nii-öelda haiguse poolt ära söödud, aga ta sõna otseses mõttes tuleb selle kanderaami pealt välja. Mul on enda see tahtmine olnud, ma pean need videod võiks välja otsima, et on tegelikult kõigile nähtavad, kes tahavad, et lihtsalt see on niisugune inspireeriv materjal natuke näidata siin. Ja koos nüüd vaadata mõningaid. See on lihtsalt niisugune hea asi, kus võid näha, et Jumal on tõeline. Amen. Ja teeb imesid tänasel päeval, samamoodi nagu ta siis tegi. Amen. Me näeme siis, ta tõuseb sedamaid ülesse, võtab oma voodi, millel ta on lamanud ja läheb koju Jumalale au andes. Me näeme ka jällegi, mida ta teeb, ta annab au Jumalale. Me näeme, kuidas ta on aru saanud, kus on tema ime tulnud ja tema suu räägib ka tänu Jumalale. Ja see on üks oluline asi ka, kui sinu ime on füüsiliselt nähtavaks saanud, ära kaota tänulikkust Jumalale. Ma olen näinud kahjuks päris mitmeid kurbi lugusid, kus inimesed, Jumal on nad sõna otseses mõttes surmast ära tõmmanud. Ja tänasel päeval nad ei taha Jumalast midagi kuulda. Sõna otseses mõttes surmast, meil on omalgi üks kogudus, vähemalt üks juhtum olnud, kus inimene sõna otseses mõttes oli koomas, suremas ja kogudus palus ta eest ja Jumal tõi tema ellu tagasi. Tänasel päeval ta Jumalaga ei käi. Ta elab oma elu, aga Jumal tegi ime talle. Ja tol ajal, kui see toimus, siis ta andis küll suuri tõotusi, et ma tõin kõik, mis Jumal. Aga seda inimesed vahest unustavad selle. Aga see on see, et mida me ei tohi unustada, me peame tänulikud Jumalale kogu aeg. Kui me oma ime saanud, me ime on juhtunud, me anname austust talle. Amen. Ja siis ütleb, ja hämmastus valdas kõiki, need andsid Jumalale au, said täis kartust ning ütlesid, me oleme täna näinud imelisi asju. Me näeme tegelikult sellised imed ja tunnustähed, nad räägivad inimeste vastu. Me saame aru, usk ei tule imede nägemisest küll, aga me näeme siiski, sellega tuleb kaasa esiteks see, et nad annavad Jumala au siiski selle pärast. Ja teine asi on see, et nad said täis kartust, ehk siis aukartust tuli. See, et nagu öeldakse, üks austus Jumala suhtes, Jumala reaalsuse suhtes. Ja see on seesama asi, miks Jumal sageli tahab ka neid asju just inimeste silme all teha, neid imesid. See, et just üks aukartus tuleb Jumala suhtes. Amen. Vaatame Aposttegude 14. peatükki, midagi aposttegudest ka. Veel üks sarnast tüüpi lugu. Neid on tegelikult piiblis veel. On
Paulusest ja Siilasest siin juttu. Apostlite 14:7. On öeldud nende kohta, et nad kuulutasid seal evangeeliumi. Ja siis ütleb, ja Lüstres istus mees võimetu seisma oma ema õhust jalutu, kes ei olnud elades kõndinud. See kuulis Pauluse kõnet ja Paulus teda silmas ning nägi, et tal oli usku terveks saada ja ütles ta suure häälega, tõuse püsti oma jalgele ja ta kargas üles ja kõndis. Nüüd siin vaatame jällegi seda rida nii-öelda, mis siin toimumus on. Paulus ja Siilas kuulutavad evangeeliumi. Selles arvus me saame aru siis, et Paulus oli see põhikõneleja sel hetkel. Ja siis on üks mees võimetu seisma oma ema ihust jalutu. Me saame aru siis, et selle inimese jäsemed ei liikunud, arvatavasti siis käed funktsioneerisid siiski. Ja kes ei olnud elades siis kõndinud. Me saame aru, et ta on siis sündinud halvatuna lausa. Siis ta ütleb, see kuulis siis Pauluse kõnet. Väga oluline fraas selles loos. Ta kuulis evangeeliumi. Ja nüüd ta ütleb, ja kui Paulus teda silmas ning nägi, et tal oli usku terveks saada. Nüüd me näeme jällegi selles loos, nagu eelmiseski, on mainitud seda, et Paulus nägi tema usku. Nüüd eelmises situatsioonis on näha seda, et Jeesus nägi nende meeste usku sellepärast, et nad tõid ta kanderaamil kohale ja lõhkusid selle augu ja lasid ta sinna kanderaamiga tema ette maha. Et see näitas nende usku. Nüüd selles situatsioonis me näeme, et Paulus näeb tema usku. Järelikult tema käitumine või tema olemine mingil kombel reetis või näitas seda. Oota siin me? Kas siis tema põnevus või tema aktiivsus või janusus või lihtsalt ta nagu, meil ei ole öeldud küll, et oleks midagi höödnud või midagi hüüdnud, aga mingil kombel see oli näha. Oota siin, ta nägi, ta ütleb, et ta nägi, see pidi olema midagi füüsilist, siin ei ole täpselt meil öeldud, mis seal näha oli. Midagi oli näha. Nüüd üks asi veel. Paulus näeb, et tal oli usku terveks saada. Kus see mees on? Istub maas ja ta on halvatud. Sellel mehel oli usku, et terveks saada, aga ta istub maas ja ta on halvatud. Saame aru küll, see on ajalises mõttes ei olnud väga pikk ajaperiood, aga siiski see on võimalik. Ja see on mõndade inimestega ka, et neil tegelikult on usku, et ime võiks nende jaoks sündida. Nad on kuulnud Jumala sõna ja neil on usku, aga see ei ole reaalsuseks saanud sellepärast, et nad ei ole oma usku kasutanud. Ehk siis nad ei ole tegutsenud selle sõna põhjal, mida nad on kuulnud. Sest et see mees istub seal maas, ta on kuulnud Pauluse kõnet ja me võime kontekstist aru saada, kuna ta oli usku terveks saada, Paulus oli rääkinud järelikult tervenemisest, mis on evangeeliumi lahutamatu osa, sest kuna on öeldud, et ta kuulutas evangeeliumi, vahest mõndadele inimestele meeldib, et me läksime evangeeliumi kuulutama, siis me rääkisime kõigile, et Jeesus tahab teile patud andeks anda ja Jeesus armastab teid ja see on muuseas õige ja see on väga oluline osa evangeeliumist, aga on üks osa, mida peaks ka rääkima, Jumal tahab sind ka terveks teha, kui sa haige oled. Ja see on ka osa evangeeliumist ja Paulus ja Siilas kuulutasid ka seda osa. Ja meie peame ka tänasel päeval, kui me kuulutame evangeeliumi, ka seda osa kuulutama, sest muidu me ei ole korrektselt kuulutamas evangeeliumi. Siin samas kirjakohas on see mõte sees muuseas. See ei ole minu leiutis, et mulle meeldib tervenemise teema, vaid sellepärast, et siin kirjakohas on nii öeldud, et nad kuulutasid evangeeliumi ja tal oli usku terveks saada. Kus ta sai selle usu terveks saada, sest et Paulus ja Siilas kuulutasid talle tervenemisest. Ja selle kohta öeldi, et see oli evangeelium. Järelikult, kui me läheme evangeeliumi kuulutamise, me peame ka tervenemisest kuulutama. Amen. Ja sellest ka muidugi, et Jumal annab patud andeks. Ja Jumal armastab inimesi. Aga see on ka oluline osa. Et Jumal tahab neid terveks ka teha ja tahab kõiki terveks teha. Amen. Nii. Ta istub seal maas, tal on usku terveks saada. Nüüd Paulus, ja siis ütles Paulus siis suure häälega, tõuse püsti oma jalgele. Nüüd mismoodi saab jällegi tõusta üks mees jalgele, kes on halvatud ja oma ema ihust saadik ei ole kunagi kõndinud. Kuidas ta saab jalgele tõusta? Mida ta tehniliselt jällegi ütleb? Sa oled terve. Tõuse ülesse. See on see, mida ta käsib teha seda, et ta usub midagi, mis ei ole näha.
ta teeb seda, mida ta ennem ei saanud teha. Usus, et see on reaalsus, et Jeesus on talle tervenemise andnud. Jumal on kinkinud talle tervenemise. Jeesuse haavade vermet läbi on meile tervist tulnud. Samamoodi võime meie ka usus tegutseda. Ja nüüd, kui ta kuuleb seda sõna, siis on see väga oluline, jällegi seesama fraas, ja rõhutan sõna, ta kargas püsti, kargas üles ja kõndis. Kes tegi seda? Tema tegi seda. Amen. Mitte Paulus ei karanud püsti, tema oli juba püsti seal, vaid see mees kargas üles. Me näeme seda, et tema usk ja ootus on lausa nii, et ta isegi ei hakka kõndima, vaid ta hüppab lausa. Et nagu öeldakse, ta läheb sammu edasi, kaugemale selles asjas. Nii suur põnevus ja nii suur innukus, ma kargan lausa püsti. Ma olen halvatud olnud, aga nüüd ma kargan lausa. Amen. Jalutud hakkavad hüppama, piibel ütleb muuses seda. Ja see on väga piibel, eks. Amen. Ja piibel, järelikult siit me võime ühe järelduse veel teha. Kui Jeesus nii-öelda ütles, et tõuse püsti oma jalgele ja tema kargas ja Jeesus ei ütle, et kargamine on väga paha asi. Järelikult võib ka koguduses hüpata. Oled sa siin? Rõõmust hüpata, tänulikkusest hüpata. See ei ole üldse vale väljendus. Vast mõni ütleb, see ei ole päris sobilik, me peame kuidagi vaos hoitumad olema koguduses. See ongi see põhjus vahest, miks mõningad asjad ei toimu meie ümber. On see, et inimesed on liiga vaos hoitud, liiga nii-öelda kammitsetud. Sellest samas, mis nad usuvad või seda, mida nad igatsevad ja mida nad ootavad. Amen. Ja siis tõuse püsti oma jalgele ja ta kargas üles ja kõndis. Kargas üles, ta tegi kohe lausa hüpped ja ta hakkas kõndima. Jällegi, mida me näeme siis? Jeesus kuulutab asju, räägib olematutest asjadest otse kui olevatest ja annab, nagu öeldakse, neil käskluse tegutseda selle sama põhjal. Meil on siin mitu kirja kohta ja tegelikult neid on veel piiblis, neid situatsioone. Nagu ta ütles Abrahamile, sa oled paljude rahvaste isa. Ennem, kui ta ei olnud mitte ühtegi last, ennem, kui tema naine ei olnud võimeline lapsi saama, kui ta ise ei olnud võimeline lapsi saama, ikkagi Jumal ütles, sa oled paljude rahvaste isa. Ja Abraham otsustas seda uskuda ja andis Jumala austust. Amen. Kiitus Jumalale. Tõuseme ülesse. Halleluuja. Isa, ma tänan sind, et sa oled hea. Sa oled helde. Sinu sõna on tõde ja jah ja amen. Samamoodi, nagu sa ütlesid sellele küürus naisele, naine saad lahti oma haigusest. Me võime selle sama põhja peal tegutseda ja öelda, isa, ma tänan sind, me oleme terved. Me oleme terved ja vabad. Me oleme lahti kõigist haigustest, sest Jeesuse haavade vermete läbi on meile tervist tulnud. Ja vastavalt, isa, sinu sõnale me võime seda öelda välja, me ei valeta, see ei ole teesklemine, vaid me usume sinu sõna. Nagu sa ütlesid sellele küürusnaisele, sa oled lahti oma haigusest, sa oled seda öelnud ka meile. Me oleme lahti oma haigustest. Me oleme lahti kõigist silumistest, kõigist hädadest, kõigist mis iganes kuradi tegudest, me oleme vabad. Sest et Kristus on meid lahti lasknud. Ja seal, kus on issanda vaim, seal on vabadus. Ja meid on päästetud pimeduse võimusest. Tänu sulle, isa. Me oleme vabad ja terved. Sellepärast, isa, me täname sind tervise eest. Et meie organismid on pealaest jalad allani terved. Tänu sulle, isa. Sinu sõna põhjal. See ei ole teesklemine, see ei ole nägude tegemine, vaid me võime seda julgelt öelda igal päeval ja anda sulle austust. Samamoodi nagu Abraham andis sulle austust selle eest, et tema on paljude rahvaste isa, me võime öelda sulle samamoodi, me oleme terved. Me oleme terved sinu sõna põhjal ja öelda seda igal hommikul uuesti ja andes sulle selle eest austust. Amen, sest sa oled hea. Ja kui Jeesus seda ütles, võime meie ka seda sama öelda. Amen ja amen. Amen, kiitus Jumal, sa võid istuda. Nüüd see on üks printsiip, mis meil on piiblis sees. Ja me ei tohi seda ära unustada. See on printsiip, mille kaudu inimesed said terveks ja Jumal tahab seda täpselt samamoodi kasutada. Meil on printsiip käte peale panemine, meil on olemas õliga võidmine, aga meil on ka printsiip tee seda usus, mida sa ennem ei saanud teha. See on printsiip, kuidas võtta tervenemist vastu. Amen. Amen ja amen.